Aastal 2000 sõideti sajandi sõitu ümber Eesti, käidi jaanitulelt jaanitulele, tähistati aastanumbrit 2000. Ja sellest edasi tekkis kange tahtmine neid aastatuhandeid uuesti vastu võtta ja aduti ka seda, et see vanatehnika saab ju tegelikult iga aastaga järjest vanemaks. Ja nõnda mõtlesimegi siis Vanatehnika-klubide liidu egiidi all, kuhu kuuluvad praktiliselt kõik Eesti vanade sõidukite klubid kokku. Mõtlesime välja, et iga 5 aasta tagant oleks üsna mõistlik teha Eesti rahvale ühte sellist aruandenäitust ehk näidata, mida me 5 aasta jooksul teinud oleme. Või siis viimase 10 aasta jooksul, viimase 20 aasta jooksul või kuidas iganes neid vahemaid mõõta. Ja sealt maalt olemegi siis sõitnud iga 0 ja 5-ga lõppeva aasta puhul tiiru Eestile peale erinevatest paikadest läbi sõites, aga ega see Eesti nii suur ei ole, et me kõiki paiku kogu aeg vältida suudaks ja uusi valida. Eelmisel aastal me tegime seda suursõitu virtuaalselt, tegelikult ei teinud üldse ja lükkasime selle sellesse aastasse edasi. Meil oli korraga õhus kahtlus, et kas tasub 2021. aastal nüüd rikkuda seda iga 5 aasta tagant tehtavat traditsiooni. Me mõtlesime, et me ei korralda sel aastal seda suursõitu, aga see juhtus ikkagi. Ehk kõik vanatehnika huvilised leidsid koos, et sõidame ikkagi ära. Sõit tahab sõitmist ja kogu see korraldus ongi selline, et igaüks kõigepealt korraldab ise enda elu, ehk korraldab endast sõitma sellele reisile ja nüüd tuleb Indrek, tule ka siia lähemale. Tule siia. Indrek on meil see mees, kes on nagu algusest peale arvanud, et seda sõitu peab nagu väga, väga korraldama ja temal, kui ma katsun, särk jumala märg seljas. Ehk tema nagu korraldabki seda sõitu, korraldab parkimist, tegi neid trükiseid siin ennem, tegi kõiki asju, ehk tema kohta võiks öelda peakorraldaja. Aga igaüks, kes on välja ajanud enda mitu 10, 100 või mis iganes aastat ette valmistatud vanasõiduki, on enda sõidu peakorraldaja. Ehk kui sul ikka vahepeal tahab keema minna, karbussis, bensiin või jahutusvedelik, siis see sõit ongi sinu enda pea korraldada. Kas see pea korraldab selle lõpuks ära, on nii palju füüsikat õppinud või mitte, aga see on juba kõige lõpus näha. Aga nüüd me oleme siin Indrekuga ja küsime, mis sind siia tõi? Mind tõi ikkagi seltskond siia. Ilma telbisime ka, aga ilmaga läks natuke kehvasti, et me unustasime selle ülempiiri paika panna. Et päikest saime, vihma ei ole, aga natuke jahedam võiks olla. Kuidas sul endale tundub? Mulle tundub, et me pidime tulema Haanjasse siia selle koha peale, kus oli Munamägi ja ma ei näe kuskil seda Munamäge, või tähendab see on, tehnika on paigutatud üsna Munamäe otsa ja see Munamägi on laiali valgunud kõige selle kuuma käes, kõige selle tehnika raskuse, kõige selle hirmsa kuumuse käes. Aga ikkagi ma nagu mõtlen, et vanasti oli ka ju lõunapiirkonnad ja Aafrika ja kõik oli ju vanasti ka olemas, kui need autod loodi, nii et ilmselt see tehnika ja mootorrattad ikkagi peavad vastu. Tehnika läheb ikka aasta-aastalt aina paremaks. Väheselt mitte ainult ilusamaks, aga ta läheb paremaks ka, kõik peavad vastu. Sa mõtled nagu vanatehnikat, et see, mis on nagu vana kogu aeg meil olnud, et seistes ja restaureerides läheb see järjest paremaks ja ilusamaks? Absoluutselt. Meil sõidab ju mootorratturitel tehnilise abi käru taga. Kogu aeg on tühi. Mitte midagi pole peale panna. Autod sõidavad ka kõik lõpuni, kellel kepsud kotti lähevad, võtab uue auto ja tuleb järgmisega, et selles mõttes läheb meil ju päris hästi. Samas on see ringreis ka selleks, et inimesed tuleksid tee äärde ja elaksid kaasa ja võib-olla on mõni selline vanatehnika eksponaat kuuri all olemas, mida ta meile pakkuda tahab. Et selles mõttes on käru, on võib-olla hea mõistlik järgmisel aastal kõikidele käru taha panna. Et saaks viia uut tehnikat kaasa või? Aga see on ju tegelikult fantastiline, mida inimesed teede ääres teevad. Nad tulevad oma vanade autode ja mootorrataste ja traktoritega, toovad nad meile tee äärde. Nii et kui meie sõidame, meil on ka näitus tee ääres. Rääkimata neist inimesed, kes tulevad lippudega, toolide ja laudadega, istuvad tee ääres ja vaatavad meie vanatehnika kolonni möödumist. Et see teeb ikkagi südame soojaks ja see on nagu mõnus sõita.
et sa saad aru, et sa mitte enda jaoks ei tee, vaid teistele pakub see ka midagi. Meie pealtvaatajad on ikka fantastilised tegelikult olnud, et ikkagi saadakse juba aru sellest, et vana auto või mootorratas ei ole nagu mänguväljaku mänguasi, et kuhu võib lapsi peale tõsta ja kraapida ja kõiki uksi lahti teha ja nuppe liigutada, et ikka küsitakse ja vaadatakse ja peremehed on selles mõttes lahked. Et kui küsitakse, siis saab ka lapse panna mootorrattasadulale istuma ja saab ka autos pilti teha, aga ise teda näppida ei tohi, sellepärast need on ju sellised vanad ja õrnad asjad, et isegi omanik lõhub vahest mõne nupu ära, no mis siis veel võõrast rääkida, kes ei tea. Nii et selles mõttes on nagu suur tänu pealtvaatajatel, kes üha mõistvamaks muutuvad ja saavad aru, et need ongi muuseumi eksponaadid. Nii erilised muuseumi eksponaadid, et need suudavad sõita 1000 kilomeetrit 5 päevaga. Tänapäeva autoga ei sõita. Ja see sama 20 viimast aastat on meile toonud ka selle põlvkonna siia rajale, kes aastal 2000 alles sündis või tegi esimesi samme ja on saanud selle pisiku endale nakatusena juba aastate pikkustelt sõitudelt kaasa ja on siin mõni juba täitsa ise roolis. Meil on selline huvitav olukord tekkinud, et tegelikult meil on siin juba autode ja mootorrataste roolis sellised noored, kes on sellel sajandil sündinud. Sõidavad endast vanemate autodega ja saavad hakkama, nii et me tegelikult on see vanatehnika seeme nagu läinud viljakasse pinnasesse ja Eestit tuleb selles mõttes kiita, et kui vanas maailmas, Saksamaal, Prantsusmaal ja Suurbritannias tegelevad selle vanatehnika harrastusega enamasti 6-70 aastased vanamehed, siis meil vaadake ringi, siin on ikkagi noori inimesi on palju. Meil on peaaegu 100 kooliealist või lasteaiaealist noort siin. Ja need kõik saavad selle pisiku verre, see on küll muidugi jube haigus. Et kuidas sellest lahti saab, on sul mõni ravim? Jah, selle kohta on meie psühhiaater Arvo Haug öelnud, et seda saab hoida tablettidega küll nagu joone peal, aga ravida nagu tagasi ei saa. Ja kui sa lased nagu jälle nõrgaks, siis on samm edasi, tihtipeale pereringis on see, et kui ennem naine kurtis, et mees on liiga kaua garaažis, siis kui nüüd vaadata jällegi, kes on roolis, siis tihtipeale on mees mutrivõtmetega kõrval, et vajadusel ruttu tormata, aga rooli on pandud naine. Ja üldse mitte sellepärast, et neisse kuidagi halvasti suhtutakse, vaid naistel ongi lõbus.